Hei, on aeg. On aeg jagada lugu, kogemuse lugu, mida ma olen vältinud jagamast, millest ma ei ole rääkinud kellelegi. Sest ma pole kunagi tahtnud läbi selle siis liiga teha. Kuna see ei puuduta ainult mind ja see puudutab rohkemaid inimesi kui mina, siis ma ei ole tahtnud seda teha. Eriti arvestades, et üks nendest inimestest on olnud inimene, keda ma üle kõige olen armastanud. Ja ma ei tahtnud panna teda sitta valgusesse. Ei tahtnud teda süüdistada. Ma ei tahtnud rääkida sellest loost, minu enda loost, oma enda kogemusest. Sest mida teised arvavad. Aga selleks, et ma oleks lõpuks valmis vabastama, lahustama selle versiooni iseendast, kes seda lugu koges, kes seda lugu siiani kogeb, kes selle põhjal siiani loob oma elu, siis on aeg sellest rääkida. Aeg on see välja tuua, eriti arvestades seda, et ma olen üpriski kindel, et ma ei ole ainus, kes on kohati kogenud neid situatsioone, neid olukordi. Ja ma isegi ei tea täpselt, kust alustada. Ma jäin rasedaks. Ja see rasedus ei olnud ette planeeritud, vähemalt mitte sellisel kujul, et hakkame nüüd päriselt üritama. Jah, me olime eelnevalt 4 aastat sellest lapsest rääkinud. Meil oli isegi paika pandud, mis hobidesse, mis huvialaringidesse me ta paneme. Ja nii edasi, me olime kõike seda arutanud. Aga me ei olnud kunagi päriselt plaani võtnud, et me nüüd jääme rasedaks. Me ei olnud sellel hetkel suhtes. Ma alles hakkasime uuesti üksteist avastama, tundma õppima. Ja ma jäin rasedaks. Ja peale seda, kui ma siis need rasedustestid tegin, et ongi positiivne. Ma küll teadsin suhteliselt kiiresti, sest keha andis tunda. Ma teadsin enne rasedustesti, et ma olen rase. Nädalaid enne. Rasedustest oli lihtsalt kinnituseks. Isegi siis, kui esimene rasedustest näitas mulle niimoodi, et või see teine triip tuli hästi heledalt ja ajaliselt siis kui see oli kuni 7 minutit, siis 8. minutil alles. Ja siis ma olin et võib-olla äkki test ikka eksis ja tegin
siis mõned päevad hiljem uuesti ja too oli juba täis. Täiesti konkreetselt 2 triipu. Ma andsin ka teada sellest siis lapse isale. Ma olin ise jumala sassipundar. Sest ma ei teadnud, mis saama hakkab. Mul ei olnud tööd, mul ei olnud sissetulekut. Ma elasin oma vanemate juures ja see kogu keeristormi suhe, mis iganes mul lapse isaga sellel hetkel oli, ei olnud konkreetne, ei olnud kindel. Ei olnud konkreetset suhe ja ega temagi elu ei olnud paigas. Talle puudus oma elamine. Ta ei teadnud isegi, mida ta oma elus tahab. Ja nii edasi. Aga jah. Ehk ma ei olnud kusagilt otsast valmis selleks lapseks. Ma olin teda väiksest peale tahtnud. Tõsi, mina olen olnud see tüdruk, kes ma isegi tea, kui vana ma võisin olla, kui noor õigemini. Mingi 5-aastaselt vähemalt saadik. Olen ma alati teadnud, ma tahan emaks saada. Ma tahan last. See on alati olnud. See on alati minu kaasas käinud. Aga ma ei ole kunagi tahtnud last saada mingite suvaliste meestega lihtsalt lapse saamise eesmärgil. Ja ma kogu aeg kujutasin ette, et mu elu saab olema muinasjutuline aina. Jättes välja kõik selle negatiivse poole, vaid see just see nii-öelda happy endi pool. Kus mul on armastav, toetav, kaitsev suhe. Kus mul on olemas oma elu, oma maja, oma kodu, imeline kaaslane, kelle peale saan ma alati kindel olla, kes on suurepärane isa, kes on suurepärane kaaslane, kes on suurepärane sõber, vanem ja nii edasi. Mul on oma ettevõte, mis toimib, mul on sissetulek, ma olen miljonär ja nii edasi. Mul on kogu see olnud. Ja siis on imeäärmsed lapsed. Inimesega, keda ma armastan. Ma olen seda unistanud väiksest peale. Ja siis ma jään rasedaks kogu selles situatsioonis, kus ma ei tea isegi mitte midagi. Mul ei olnud õrna aimugi, mis saab edasi. Ma olin peale seda, kui ma lapse isale ära ütlesin, siis tema kadus ära. Ta ei suhelnud muga. Ma pidin oma nooremalt õelt võlgu küsima selleks, et minna arsti juurde, kes siis kinnitab ära, et ma päriselt olen rase, et ma saaks haigekassa peale, sest mul puudus haigekassa. Mul puudus sissetulek, mul puudus haigekassa, mul puudus absoluutselt kõik. Lapse isa oli kadunud, mu vanemad ei teadnud, et ma olen rase, mitte keegi ei teadnud, et ma olen rase. Ma olin ihuüksi kõige sellega keskel. Et ma olen rase, ma võtsin võlgu oma nooremalt õelt, et minna arsti juurde rääkimata sellest, kuidas peaksime selle lapse üles kasvatama. Kui mul puudub igasugune raha, igasugune sissetulek. Ja mul ei ole õrna aimugi, kas lapse isa kavatseb välja ilmuda või on ta lõplikult kadunud. Jah, peale 3 nädalat siis ta võttis muga ühendust, et tal oli ka mõtteaega vaja, et temale tuli ka šokina see, sest tema on kogu aeg väitnud seda, et ma ise planeerisin ja tahtsingi seda ja mina olen alati valmis on selleks. Et voilà, näe, mis sul viga on.
et mul ei ole kunagi šokki olnud, ma ei ole kunagi endast väljas olnud sellest, ma olen ainult õnne särgis olnud, et jess, ma ei rasedaks, nii lahe, maailma parim uudis, kõik on nii super ja fantastiline olnud minu jaoks. On tema suhtumine olnud, et temal oli see, et temal oli šokk, temal oli aega vaja, temal oli seda kolmandat vaja. Aus vastus on see, et mina olin miljon korda rohkem šokis. Aga mul ei olnud võimalus sellest asjast ära kaduda. Ma võtan 3 nädalat, et ma olen eemal sellest. Ei, selle 3 nädala jooksul minu sees kasvas laps. Minu keha muutus, minu emotsioonid olid üles, alla, küljele, vasakule, kuhu iganes. Ja ma pidin kuidagi toimima ja välja nuputama, mis saab edasi. Kuidas ma selle lapse üles kasvatan? Kuidas ma tekitan endale sissetuleku? Rääkimata siis sellest valust, sellest tundest, mida ma kogesin sellel hetkel, kui ma olin ihuüksi selle kõigega. Eriti arvestades, kui lapse isa tõmbas uttu. Sest peale 3 kuu või see 3 nädalat, jah, me saime kokku, suhtlesime ja siis sai veel suheldud mingi kord. Siis me läksime täiega raksu, sellepärast, et ma ei ole ealeski tundnud nii tühja kohana tema poolt, kui sel hetkel. Ta ei ole ealeski suhtunud, vaadanud mind nii tühja pilguga, kui siis, kui ma olin rase seal. Ja arvestades kõike virvarri, mida ma niigi olin üksi kandnud, emotsionaalselt, füüsiliselt, vaimselt, igas mõistes. Ma läksin endast täiega või nagu ketta. Läksin hüsteeriasse. Ja peale või selle hüsteerias olles ma sõitsin sealt minema. Ma nutsin autoga sõites. Ma sõitsin surnuaeda. Ma pooleli magasin nuttes surnuaia ees. Väljas tormas. Ja mul ei ole vist elu sees nii valus olnud, kui tollel momendil. Rääkimata sellest, et mul ei olnud õrna aimugi, mis saab edasi. Ja ainus mõte, mis minu peas kerkis, et ma ei taha ealeski, et mu laps tunneks midagi sellist, nagu mina tunnen. Teades, et see, mida ma tunnen praegu, tunneb ka tema, olles minu kehas. Ja võt see tegi kõige rohkem haiget. Peale seda lapse isa oli teadmata kadunud. Ja ma üritasin viimast võtta sellest rasedusest hoolimata, et absoluutselt kogu see virvarr käis minuga kaasas. Ma üritasin iga päev olla rõõmus, õnnelik, silitada oma kõhtu, anda lapsele edasi seda, et ta on parim asi, ta on täiega oodatud siia maailma. Ma ei jõua ära oodata, millal ma saan temaga tuttavaks. Ja siis tuli ka hetk see, et ma jagasin oma vanematele, mida ma pidin üksi tegema, see oli enne seda kohtumist küll, täpselt enne. Sest algselt oli mõte, et me jagame koos, aga kui ma elan oma vanematega koos, siis ma ei saa väga kaua venitada, et mu kõht hakkas välja näitama. Ja ma andsin oma vanematele ka teada, et ma olen rase. Ja kui eelnevad ma ootasin seda, et sealt tuleb õnnelik rõõmu see,
siis need pilgud, mida ma sealt nägin, see pettumus, mis nendest silmadest vastu vaatas. murdis järjekordselt südame. jah, nad ei üritas mitte seda välja näidata. aga sa tundsid seda. ja sellel hetkel, kui ma teada andsin neile, siis ma ei oodanudki seda, et nad hüppavad rõõmustud, eriti arvestades kogu seda situatsiooni. aga see pettumus ja hiljem kõik need kommentaarid. ühesõnaga, et ma olen litsakas, ma lasin omal see tite teha ja nii edasi, mis kõik sealt veel tulid. kui lits ma olen ja kui litsakas ma olen ja blablabla. jah, nemad võisid seda nii-öeldes naljana teha või mis iganes, aga neid kommentaare, okei, sa ütled ühe korra, selge. aga seda tuli palju. ja oli veel kommentaare. ja oli veel seotud lapse isaga, tulid seal igasugused vahvad kommentaarid pidevalt, hoolimata sellest, et minu sees toimus niigi tuhandeid mõtteid, miljoneid mõtteid, seda pettumustunnet, seda valu, seda teadmatust, seda hirmu, seda kõike oli meeletult. ja ma pidin sellega kõigega üksi hakkama saama ja samal ajal võtma ennast kokku, tegelema sellega, et mul tekiks mingi sissetulek, et ma saaks kas või lapsele vokri osta või et ma saaksin lapsele mingeid vajalikke asju osta või et tulevikus oleks meil raha, mille eest elada. ja samal ajal andma oma lapsele tunde, et ta on täiega oodatud siia maailma. ja see ei olnud lihtne, see ei olnud kerge, see oli mega valus, see oli mega keeruline ja mega raske. ja kui muidu öeldakse, et rasedus on naiste üks õnnelikum aeg, sa oled rõõmus, sa särad ja nii edasi. siis minu jaoks oli see üks õudsemaid aegu. jah, seal oli maagia, see oli imeline aeg selle lapsega seotult, aga kõik see muu pool oli õudusunenägu lihtsalt. ma nutsin ennast magama, korrutades oma lapsele, kes oli kõhus, silitades, öeldes talle kogu aeg, et ma ootan teda, et ta on imeline, et tema ei ole milleski süüdi. samal ajal tundes seda kõike valu, seda pettumust. iga kord, kui tuli mingi kommentaar lapse isaga seotud, siis see oli nagu noahaa südamesse. ja lõpuks, kui ta välja ilmus, siis ta ütles mulle seda, et ta soovib lapse elus osaleda ja nii palju, kui ma annan talle seda võimalust.
terve selle aja kuni sünnituseni välja, noh, seal oli paar kohtumist veel. Ei saanud ta ikka aru, mida ta teinud oli. Lõpuks oli siis läksin sünnitama. Ta oli sünnituse juures, küll eemal, aga ikkagi sünnitusruumis. Ja pärast olime siis seal peretoas. Tema vahetas mähkusid ja asju, sest ma ei olnud võimeline püsti seisma, ilma et ma pilti ei oleks ära kaotanud. Kuna lõppkokkuvõttes ma läksin opile, sest mulle jäi kehasse sisse siis platsenta lisaharu, mida juhtub väga harva. Ja selle juurde tulles siis mingi 2 kuud enne sünnitust ma hakkasin unes nägema, et mulle jääb midagi sisse. Et mingi jama tekib. Aga noh, ma olin nagu lihtsalt, et okei, et mis iganes. Ei uskunud seda, aga no näed, nii läkski. Ja ma läksin siis opile, sest see põhjustas põletikku, mul oli 38 palavik seal vahepeal ja nii edasi. Ja siis ma käisin seal opil ja mind üritati narkoosist uuesti üles äratada. Esimene kord märkasin ilusti üles, ütlesin, ma olen lihtsalt väsinud, keerasin teise külje ja jäin magama. Mina seda ei mäleta, seda rääkisid seal arstid. Ja peale seda mind üles ei saadud enam. Siis arsti loost, juttudest tean ma seda, et mind viidi kompuutrisse. Ma mäletan ka mingit lampi omal pea kohal, kui me vist sõitsime sinna, aga ma täpselt sellest ei tea midagi. Ma tean seda, et kui see kogu protsess toimus see, et ma seal ei ärganud, siis ma käisin justkui nii-öeldes taeva ja maa vahet, nii öeldes. Siis päriselt need ei eksisteeri, aga noh, et saaksid aru, mida mõtlen. Ja mul oli võimalus valida. Mul oli võimalus valida surm, et ma ei naase tagasi oma kehasse. Või ma valin tagasi tuleku. Ilmselgelt ma valisin tagasi tuleku. Ja peale seda, kui lõpuks siis kõik normaliseerus, ma olin tagasi oma kehas. Ja lõpuks siis õhtuks sain ma lapse juurde tagasi, sest algselt, kui ma tagasi teadvusele tulin, ma ei teadnud, kus ma olin. Ma ei teadnud, et ma olen haiglas, ma ei teadnud, et mul laps, ma ei teadnud, et ma olin sünnitanud. Ja see oli mega valus tunne. Kuidas sain ma unustada ära, et mul laps? Ja ma tundsin sellist süütunnet endas. Ja too sama õhtu ma ei olnud nõus last käest ära panema. Ja too öö tähendas siis minu jaoks seda, et ma pidin kõike ise tegema, sest lapse isa oli nagu paktis shit, on ju. Keeras teise külje ja jäi magama lihtsalt sinna. Ja lasi mul üksi toimetada, hoolimata sellest, et ma olin just tulnud opilt ja nii edasi. Aga noh, see selleks. Ju siis tema elu oli nii katastroofiline, et see ei ole oluline. Ma hoidsin seda last, tõsiselt ma hoidsin seda last enda süles sellel hetkel. Ja see hirm, mis mul oli tollel momendil, et ma oleks tast ilma jäänud.
mitte see, et temaga oleks midagi juhtunud, vaid minuga. Et ma ei olekski saanud talle ema olla. Ma olin teda nii väga oodanud. Nii palju armastanud. Terve raseduse. Ja need mõned päevad temaga koos. Ja ma oleks peaaegu tast ilma jäänud. Järgmine päev siis lapse isa läks minema. Ja me olime lapsega, siis jäime kahekesi. Järgmiseks ööks, järgmiseks päevaks. Lapse isa läks koju, magas ja siis õhtul jõi täis ennast või mis iganes. Ja siis ta helistas mulle ja lõppkokkuvõttes ta sõimas mul näo täis. Et kui valesti ma kõike teen. Kui valesti ma kõike teen ja kes ma kõik olen ja nii edasi, seal oli väga palju, väga võimsad need igasugused sõnad, mida tema isegi ei mäleta. Ta isegi ei mäletanud praktiliselt seda kõne. Ja too öö ma lihtsalt nutsin. Laps üles. Üritades hoida iseenda emotsioone kontrolli all, et mitte mõjuda lapsele. Et laps teaks, et tema ei ole selles süüdi. Tema ei ole seda põhjustanud, tema ei ole milleski süüdi. Et tema on armastatud, hoitud, kaitstud. Ja siis tuli järgmine päev. Meid kirjutati välja. Ja tollel päeval ma ei tahtnud näha lapse isa. Ma ausalt ei tahtnud näha lapse isa. Ja ma olin juba peaaegu valmis helistama oma isale, et mu isa tuleks korjaks meid haiglast peale ja viiks koju. Aga miks ma seda ei teinud? Sest ma ei tahtnud järjekordset lapse isa siis sitta valgusesse jätta. Ja lapse isa ilmus siis välja, kui ma andsin teada, et me saame välja, siis ta tuli sinna, sõitis kohale. Ja siis oli näoga nagu mitte midagi poleks olnud. Muidugi, kui ta ei mäletanud, mis sita ta kokku keeres, siis ei olnudki ju midagi. Me läksime sealt haiglast ära, käisime poes ja siis läksime mul vanemate juurde. Ja teatud määral ma tegingi näo, nagu midagi poleks olnud. Sest ma ei tahtnud, et mu vanemad ealeski teada saaks, mis toimus. Et üldse keegi teada saaks. Edasi ta käis külas algselt. Vahel harva ja jõudis siia. Kuni siis lõpuks ta lõpetas siin käimise. Ja siis käisin ma sinna. Ja siis sellest tuli ka probleem. Sest ma tegelikult üritasin anda talle täpselt seda, mida ta tahtis. Et ta tahab oma lapsega koos olla nii palju, kui mina võimaldan seda. Pakun talle. Ma andsin talle meeletult seda. Olin nõus sinna minema. Mis ei olnud lähedal, see ei ole 10 minuti sõit, see on üle tunni aja sõit sinna, pisikese lapsega. Ja nii edasi. Ma tegin seda, meie uks oli talle alati avatud, ta ei kasutanud neid.
muidugi lõpuks tuli seal mis iganes, mida kõike ma valesti teen. Ühe poolt ja teise poolt. Ehk siis oli seal veel kaasmängijaid. Ja ta oli järjekordselt kadunud. Läks pidutses, jõi, laaberdas, mida iganes. Jättes absoluutselt kõik minu kanda. Lapse kasvatamise, lapse hoolitsemise ja siis ilmus välja nagu kuradi fucking kangelane 2 sekundiks, hoidis oma last ja siis kiirustas minema jälle. Jättes mind üksi magamata öödega, gaasivaludega ja nii edasi. Rääkimata siis sellest, et ma taastusin nii sünnitusest kui ka operatsioonist. Kui ka kõigest sellest, et minu elu oli täielikult muutunud. Minu elu ei eksisteerinud enam sellisel kujul, nagu see oli eelnevalt. Minu keha ei eksisteerinud enam selliselt, nagu oli eelnevalt. Minu päevarežiim ei eksisteerinud enam selliselt, nagu eelnevalt. Aga tema läks vups tagasi sinna ja tema elu eksisteeris täpselt samamoodi, nagu poleks vahepeal last sündinudki. Ja siis ma sain veel kommentaare, et mida ma vingun. Et ma sain ju, mis ma tahtsin. Jah, ma sain maailma parima lapse. Selle koha pealt mul ei ole ühtegi vaidlemiskohta. Ma jumaldan oma last. Mu laps on maailma parim laps üldse. See ei ole halvustav teiste laste suhtes, vaid nagu reaalselt. Ma olen nagu nii tänulik, et mul on nii maagiline ja imeline laps ja absoluutselt kõik inimesed räägivad, kui rõõmus, õnnelik see laps on. Ta kogu aeg naerab. Mis ta ei nutagi? Ma saan küsimusi. Mis ta ei nutagi või? Mul küsiti selliseid küsimusi, kui ta ei väike. Mis ta ei nutagi või? Ainult naerabki sulle. Ja selle jaoks läks jõhker töö. Sest laps tajub kõike, mida tajub ema. Mu laps oli rõõmus ja õnnelik, sest mina olin koos temaga rõõmus ja õnnelik. Jah, hetked, millal siis mul oli kokkupuude lapse isaga või lapse isa mingi suguvõsa inimestega, sõltus kellega, aga need põhiinimesed. Vot siis oli laps rahutu. Sellepärast, et mina ei rahutu. Sest ma sain kuradi paska igalt poolt. Küll ma teen seda valesti, küll ma teen toda valesti. Minu reeglitest lapsega seoses astuti lihtsalt nahaalselt üle. Seda sitta ei ole vaja. Lihtsalt loobiti nagu mingeid asju ära, näiteks lapsel oli, ma ei tea, lutt suus või midagi, siis selle kohta tuli ka komponente. Milleks seda veel vaja on? Ja nii edasi. Ja tuli veel igasuguseid asju. Ja ma hoidsin oma suud päris palju ja päris kaua kinni. Sest ma kartsin seda, et kui ma teen suu lahti ja ütlen, et päris nii asjad ei käi, siis ma võtan oma lapselt võimaluse ära oma isa tunda. Ja see oli kogu see põhiteema, miks ma üldse selle lapse isa oma ellu tagasi lasin, miks ma andsin talle lapsele õigused. Minu üks suurimaid vigu lapsega seotud, mis ma olen teinud, on see, et ma andsin lapse isale võrdsed õigused. Ma olin ikka nii loll, sõna otseses mõttes. Loll sellest, et ma uskusin. Ma reaalselt uskusin iga oma keharakuga, et ta on ja saab olema maailma parim isa. Ma olen ikka naiivne ja lollik olnud. Ja hoolimata kõigest eelnevast, mis on toimunud, sest see on ainult üks nagu lühiklipp kõigest sellest nende aastate jooksul. Ma tean lapse isa tänasel hetkel üle 10 aasta.
Ja selle 10 aasta jooksul on väga palju asju toimunud. Aga kõik eelnev pask, mis on olnud, ei ole kõik kokku ka ligilähedal sellele pasale, mis on ta nagu lapsega seotult tekitanud. See valu. Ja mis kõige rohkem mulle haiget teeb, on see, et ta teeb seda oma lapsele. Ta teeb minu lapsele liiga sellest, et ta ei vali olla isa. Või noh, teatud määral vahepeal ikka nagu valib, nagu, et tahaks nagu midagi olla. Ja tema, ma ei tea, mõistuses või mis iganes, siis mingis versioonis ta nagu on lapse isa. Aga ta ei ole vist siiamaani aru saanud, et lapse isa on see, kes päriselt täidab kohustusi lapse osas. Kes on päriselt olemas lapse jaoks. Vahet ei ole, mis suhted on lapse emaga. Et ta tagab selle, et lapsel on kõik olemas, et lapsel on kõik hästi, et on lapse jaoks olemas igal hetkel, pingutab, üritab olla lapse elus. Või ole mina valesti aru saanud? Mida tähendab olla lapsevanem? Ja lõppkokkuvõttes siis mingi hetk siis läbi väliste inimeste sain ma soovituse, et tehke mingid kokkulepped, et ma ei tea, mingid paberid või mis iganes, et asi hakkaks nagu toimima, et millal midagi toimub, et millal te kohtute, millal lapsega seotud olukorrad on, mida tema panustab, mida mina panustan ja nii edasi. Ja kuna seda tuli siis ühelt poolt kui ka teiselt poolt, et siuke, et leppige siis kokku, nii-öeldes nagu täitsa nagu paberitel, siis oligi, et okei, ma siis midagi lõin, ma ei ole advokaat, ma ei ole lepingute nagu looja ja ma kasutasin GPT-d sellel hetkel, et luua siis mingis versioonis paberid, et siis lihtsalt saada nagu arutama vähemalt, et mis või kuidas edasi. Sest ma ei näinud tulevikku selles, et ma pean kogu aeg olema hüppe valmis, millal mõnel tuleb nagu pähe see, et ma tahaks nüüd lapsega koos aega veeta, et ma ei tea, tulge nüüd siia. Ma olin nagu kogu aeg nii stressis, eelnevalt stressis juba sellest, et millal jälle tuleb, millal ta jälle välja ilmub, et nüüd tal on huvi ja nüüd ta tahab. Sest ma ei saanud ju kunagi ei ka talle öelda, sellepärast, et siis ma oleks ju võtnud talt võimaluse ära lapsega koos aega veeta. Ja okei, et ma temalt võtan võimaluse ära, aga minu jaoks kõige hullem oligi see, et ma võtan lapselt võimaluse ära. Sest ma tundsin ennast süüdi selles, et mu laps ei saa isaga aega veeta. Süüdistasin iseennast selles. Ja mitte vähe. Ja iga kord ma tundsingi seda, et kui ma nüüd ei lähe või ütlen ei, siis kes teab, kuna jälle laps näeb isa. Ja said need nagu vormistatud. Minu plaan oli see, et me lihtsalt saame võib-olla sellega siis mingidki asjad nagu arutama, et me hakkamegi nagu päriselt rääkima, lahkama neid asju ja arutame läbi. Lepime siis päriselt kokku, kas või kirjutame uued need paberid kokku. Aga see lõppes sellega, et seda võimalust ei tekkinud meil, et me saaks seda üldse arutada. Ja kuna mind viidi päris korralikult endast välja, siis lõppkokkuvõttes jäigi lihtsalt see, et pangu allkiri alla ja kogu lugu. Muidugi sellega seotud, nagu ma ütlesin, need paberid olid niikuinii ainult selleks, et lihtsalt tekitada reaalne võimalus, et me arutaksime konkreetselt läbi, kuidas hakkab see lapse kasvatamine välja nägema, kuidas tema seda näeb ja
nii edasi. Lihtsalt selleks, et oleks mingigi alus, millest üldse rääkida, said ka need paberid vormistatud. Et tema saab öelda, et kas talle see variant sobib või ei sobi, muudame seda või toda ja siis mina omalt poolt. Aga kuna me läksime riidu või noh, mitte temaga, vaid nagu tema sugulastega, inimesega, kes tõmbas mult lapse käest ära ja nii edasi, sõimas mind, ma ei tea, kelleks iganes ja ütles mulle kõik selle, et mina ei luba lapsele ma ei luba isal lapsega koos aega võtta, mina ei lase last talle ligi, mina hoian neid kahte eemal üksteisest ja mida kõike veel mulle sõimati seal ja karjuti ja et mina olen see kõige kurjem juur siin kogu selle kupatuse juures. Ja nii edasi. Siis oligi, et okei, fine, läksin sealt minema ja lihtsalt siis saatsin nii-öelda selle failina selle kogu asja, kus siis tegelikult jäi üldse selgitus ära, mis seal kirjas on, miks need kirjas on, kuidas me neid saame koos muuta vajadusel ja nii edasi. Ja see paber oli tegelikult puhtalt mõeldud meie kahevaheliseks lihtsalt nii-öeldes mängureegliteks. Aga muidugi seal saadeti see veel advokaadile ja et loe läbi ja ilmselgelt advokaat on alati oma kliendi poolel, kes loeb välja kõik, mis iganes need asjad, sellepärast et advokaadil on ju parem, kui sellest tuleb mingi case, sest tema saab ju raha selle eest, kui ta kohtusse välja läheb. Kui ta lihtsalt seda paberit vaatab, siis ta ei saa sentigi sellest. Aga see selleks, see ei oma üldse tähtsust. Vaid tähtsust omas see, et mis sealt kõik välja loeti. See, mida mina mõtlesin nende dokument, ma ei saa isegi neid dokumentideks nimetada, sest nad ei olnud päris nagu dokumendid. Need olid lihtsalt mängureeglid, mida ma just enne seletasin, nii et vahetame. Ja ühesõnaga advokaat luges sealt välja kõik selle, et ma tahan nõuan talt raha, ma olen golddigger, siis et ma ei anna talle üldse lapsega võimalus koos olla ja mis sealt kõik veel tulid, igasugused vahvad asjad. Ja ta ei suhtlenud muga. Kadus järjekordselt täielikult ära. Ja siis lõpuks võttis ühendus, siis me lõpuks saime kokku ja siis oligi see, et mul ei ole sinusugusele inimesele rohkem mitte midagi öelda. Ühesõnaga, minus sai ootamatult järjekordselt ma ei tea mis, rääkimata sellest tülist veel, mis sealt veel tüli sellest, et kes ma mida kõike valesti tegin, on ju. Ja siis need dokumentidest, et seal ma tahan anda raha ja nii edasi, tegelikult raha osa oli ainult see, et vanema hüvitis nii kaua, kuni seda riigi poolt makstakse. Et nii kaua see summa laekub minu kontole tema kontolt, sellepärast, et temale jookseb see. Ja see oli lihtsalt minu jaoks nagu kindlustus see, et ta lihtsalt ühel päeval ei otsusta seda, et ma ei viitsi maksta talle või rääkimata sellest, et tema ümber on inimesed, kes üldse küsivad, et miks ta üldse mulle maksab seda summat. Et see peaks kõik tema taskusse minema, hoolimata sellest, et tema lapse eest ei kasvata ja tema käib tööl. Aga mis tea, lolle on olemas igasuguseid, viisakalt öeldes. Aga seal oli nagu paberi lõpus oli kirjas selline lause, et see paber, dokumentpaber, mis iganes, kehtib lapse 18. eluaastani. Ehk siis nagu 1,5 aastat nagu riigi poolt ette nähtud on vanemahüvitis, see tähendab seda, see rahasumma, aga see paber ise kehtib 18 aastat kuni lapse täisealiseks saamiseni. Mitte see, et 18 aastat ta peab iga kuu maksma seda summat. Ei, see ei tähendanud seda, aga tema kullakallis advokaat väitis, et see tähendab just seda.
Ja nagu tuleme veel selle juurde tagasi, et mina ei ole advokaat, see ei olnud vormistatud advokaati poolt, see ei olnud vormistatud professionaalsel kujul leping, dokument, vaid see oli lihtsalt mängureegel, mille kaudu oleks tahtnud, et me arutaks asjad läbi, et kuidas asjad hakkaks käima. Ja see oli ainult omavaheline. Et mõlemad pooled näeksid asju nii, nagu need asjad on. Aga muidugi sealt loeti välja, et mina tahan siis 18 aastat, et iga kuu peab ta maksma selle summa, mida kohe kindlasti mina ei oodanud. Ma isegi ei oota sentigi, sellelt inimeselt pole oodanud ja ega ma ei ole saanud ka otseselt välja arvutud see vanemahüvitis, mida riik maksab siis lihtsalt tema kontole ja tema kannab selle sama summa mulle. Mitte sentigi rohkem, mitte sentigi vähem. Ja siis selle sugulastega see case, mis tuli, see tüli, see oligi seotud sellest, et ta kandis vähem. Sellest summast kandis vähem, kui ette oli nähtud. Ja kuna ma ütlesin ausalt välja selle, kui mult küsiti juba mingi 50+ korda, et kas on kantud ilusti ja kas kõik toimib ja korras ja ma ei viitsinud enam viia teemat mujale ja ma ei tahtnud ka valetada ja siis lõpuks ma lihtsalt ei viitsinud enam tegeleda ja ütlesin otse välja, et ei maksnud. Ja siis sellest läks ilge case lahti ja siis sealt ma saingi selle, et sõimu ja et ma mida iganes keeran perse kõike. Nii. Ja siis oligi, siis tuli see, et advokaadi kaudu, et mis seal kõik olid nagu valesti, sellepärast, et dokumentides ju sõltub mega palju isegi komakoht. Kui komakoht on valesti pandud, siis saab seda lauset tõlgendada 5 erinevat viisi. Ja ilmselgelt tõlgendatakse täpselt nii, nagu tahetakse tõlgendada. Eriti veel inimesed, kellel ei ole head suhted oma siis partneriga või lapse kaasvanemaga või mis iganes. Siis nähakse veel suuremaid musti auke iga nurga peal. Aga see selleks. Ja siis ta kadus ära, siis tuli nagu ikkagi korra välja ilmus ja siis nagu tuligi, et ta sai ka nagu sellest jällegi aru, et kuule, et ma ei olegi nii munn inimene, nagu ta arvab, et ma olen, sest et pidevalt on olnud see, et absoluutselt see, mida tema arvab minust. Kõige hullem stsenaarium minust. Et ma ei tea, ma tahan tema raha või et ma ei tea, tahan talle põhimõtteliselt mida iganes pähe määrida või talle sitta keerata. Ta suudab need kõik leida. Et kõik arvata. Ja see on nii naljakas, see on lihtsalt nii naljakas, et ma ei tule ise selliste asjade pealegi mitte. Et mingeid siukseid asju teha. Aga tema tuleb. Ei tea küll miks. Kui tema tuleb selle peale kahtlustades mind sellistes asjades, kas tegelikult on tõenäoline, et pigem teeb tema selliseid asju kui mina? Sest ma ei tundnud selliste asjade pealegi, milles mind on süüdistatud. Et ma teeks midagi sellist. Aga see selleks. Liigume siis edasi selle vahval teekonnal. Siis mingid korrad me oleme veel kokku saanud või lapsega kokku saanud ja need on kõik toimunud siis mitte siin, kus me lapsega elame, vaid just seal, kus tema elab, kus ta on siis iga kord joonud. Ta ei ole kordagi nendes kordades kaine olnud. Ühe korra, kui me Tallinnas tõesti vana-vanaemale külla läksime, siis ta oli kaine, kuni me kohale jõudsime. Ja siis õhtul enam ei olnud. Aga see selleks. Aga järjekordselt selleks, et ise tulla kohale, mina võtsin lapse, läksin sinna kohale. Sest kui mina ei lähe, siis
laps ei saagi kokkupuudet isaga. Hoolimata sellest, et ma pakkusin variante välja, et hakaku lapsega käima näiteks ujumas. Et lepime kokku iga õhtu või see iga nädal mingi õhtu, konkreetne õhtu kellaaeg ja et nad lähevadki koos, ma ei tea, ujuma, lähevad koos mängutuppa näiteks, mängivad seal paar tundi, lähevad jalutavad mingi paar tundi, mis iganes. Tema sellest kinni ei võtnud, tema seda ei valinud, temale see ei sobinud, mitte midagi ei sobinud. Täpselt samamoodi rääkisin ka, et tulgu siia, kus ma elan, on ju, et siis ma saan oma asjadega ka tegeleda, mina tegelen oma asjadega, tema saab lapsega näiteks väljas mängida. See talle ka ei sobinud. Tema põhiline see, et nii kaua, kuni laps on tissi otsas, et siis ta ei saa lapsega tegeleda, et siis ta ei saa last võtta ja mis iganes. Ja kuna mina talle nädalavahetuseks last ei anna, siis nii on. Aga sorry, miks ma peaks usaldama oma last inimesele, keda ma olen praktiliselt iga nädalavahetus näinud joomisega tegemisel, isegi kui laps on seal. Iga kord joonud. Rääkimata sellest, kus ta oleks paarinädalase lapse käest kukutanud, sest ta oli joonud. Rääkimata sellest, et ta unustab lapse hoidmise, vaatamise, jälgimise, kui tal tuleb kõne. Ma olen seda mitu korda pealt näinud. Jah, ma olin seal juures, aga kas ta kordagi mainis, et tegelen nüüd lapsega ise? Ei. Mina pidin kõrvalt märkama seda, et tal on nüüd muu tegemine. Et ta ei tegele enam lapsega, et mina pean turvama, et lapsega on kõik hästi. Ja meie viimane siis vahva olemine oli see, et mina jooksin lapsel järel taga, et kontrollida, et laps ei võtaks kuskilt suvalisest kohast nuga ja ei lõikaks kätte või ei leiaks, ma ei tea, mis iganes asja, mida suhu toppida. Täiega kõva lapse hoidmine on, peaks mainima. Ja siis rääkimata siis tavatoimingutest, mähkuvahetus, kõik on minu rida, küünte lõikamine, minu rida ja nii edasi. Ja siis ta tahab võtta last nädalavahetuseks, terveks nädalavahetuseks. Ja veel puutuda kokku nende inimestega, kes siis arvavad veel minust nagu ülisitasti, ei austa mind. Rääkimata siis, kes ei austa mind, ei austa ka tegelikult minu last. Ja see, et ta ütleb, et teda ju austatakse. No jah, ta võib seda siis arvata. Aga see selleks ei puutu üldse jälle järjekordset asjasse. Aga lõppkokkuvõttes laps on tänaseks üle aasta ja 3 kuu ja selle aja jooksul on lapse isa taga kokku saanud heal juhul 30 päeva ja sellest enamus kokkupuuted ei ole terve päev, vaid on maksimum 2 tundi olnud. Maksimum. On mõni üksik hetk. Jaa, musi. Jaa, kõik on hästi. On mõni üksik hetk olnud või päev õigemini, kus ta tõesti on nagu terve päev põhimõtteliselt koos. Aga mitte kahekesi, vaid koos minuga. Ja kõikide nende asjade puhul, kaasa arvatud ka see, et ma isegi panin ujumisajad, iganädalased ujumisajad kella 6 õhtul, et tal oleks võimalus minna ujuma lapsega, teha midagigi koos. Võib-olla ma tõesti siis pingutan liiga vähe, nii nagu mulle ette heidetakse, et ma ei lase neil koos olla, koos viibida ja nii edasi. Ka siinkohal ma pakkusin ka välja, et lähme Saaremaale, teeme Saaremaa tripi, et siis ta saab ka lapsega koos veeta aega, saavad nautida ja me oleme tavakeskkondades kõigest eemal. Aga seda ta lubas, et me teeme, aga jah, nii nagu tema lubadustega ikka, neid ei eksisteeri. Ei tasu uskuda neid. Nii, ja nüüd viimane asi,
oli siis seotud sellega, et mul läks auto katki. Ja mul ei olnud tegelikult autot, millega minna üks asi siis Saaremaale, kuhu me pidime niikuinii koos minema. Ja teine teema oli see, et minu peamised käimised, miks mul autot vaja on siis lapsega seotult, et lapsega käia võimlemas, ujumas ja nii edasi. Ja siis ma kirjutasin talle, et selline asi, et mul on auto katki ja nii edasi ja siis et tahaks Saaremaale minna lapsega koos ju, millal kuupäevad ka ja siis kirjutasin sinna lõppu, et ootan lahendusi. Ma ei oodanud seda, et ta tuleks parandaks mul auto ära. Ei, ma ei oodanud ka, et ta ostaks mul auto. Kohe kindlasti mitte. Ma ootasin lahendusi, mis võimalused on, et kõik asjad saaks aetud. Et tema laps saaks kogeda Saaremaad, et tema laps saaks käia võimlemas, ujumas ja nii edasi. Et mis variandid oleks olemas? Millised võimalused? Näiteks Saaremaa puhul, et ta võtabki puhkuse, võtab selle lapse päevad ja võtab välja, mida ta tegelikult lubaski teha, aga see selleks, ja me lähme Saaremaale koos. Kuna minu auto on niikuinii katki, et siis saab ühildada kõik. Et lähmegi tema autoga ja ta võtabki puhkuse ja lähme käime ära. Teine variant. Ta annab oma auto meile, me saame reisil ära käia, tema leiab muu lahenduse selleks ajaks, et olla käia tööl, kui ta ei plaani ikkagi Saaremaale tulla. Rääkimata seda, et tal on ka teine auto, mis istub kodus. Tollega Saaremaale ei lähe, aga tema oleks saanud kodu ja töö vahet ära käidud. Aga ei ole hullu selles suhtes, et ta võib ju autot anda kõigile ükskõik millisele võõrale inimesele ka laenuks, aga kindlasti mitte mulle või meile, oma lapsele siis, lapsega seotult sellele. Nii. Ja või mis iganes variandi, mis lahenduse oleks saanud sealt välja pakkuda. Et see oleks nädal aega olnud, see ei oleks tappev olnud. Oleks saanud ise puhkama minna, kui ta oleks ise kaasa tulnud, oleks saanud lapsega koos aega veeta igapäevaselt. Ta ei oleks pidanud ise sõitma, ma oleks saanud ise sõita, tema oleks saanud näiteks lapsega siis taga istuda ja mängida, teha nägusid ja nii edasi. Ja nii edasi, ühesõnaga. Ja võib-olla oleks sealt veel mingi lahenduse suutnud me välja mõelda. Aga mina sain selle peale lihtsalt küsimärgi. Ja ma otsustasin, et ma ei reageeri sellele, sellepärast, et milleks. Sest ma kirjutasin konkreetselt, milles on asi, mida ma talt ootan ja nii edasi. Ja siis ma sain ikka küsimärgi. Ja sinna meie vestlus jääd. Meie käisime lapsega ilusti Saaremaal ära. Ma sain oma auto korda, maksin oma 4 šotti ja parandati auto ära ja käisime minu autoga. Kõik asjad on võimalik ära lahendada, kõik asjad on võimalik luua ja nii edasi. Mina olen leidnud miljoneid lahendusi, loonud miljoneid võimalusi, et ta saaks lapsega aega veeta, et ta saaks lapse elus osaleda. Ja nii edasi. Ta ei võta sellest kinni. Ja alles täna sain ma aru sellest, et ta ei kavatse mitte kunagi, võib-olla kunagi kavatseb, ega ma ei tea, tulevikku on ju, aga hetkeseisus, kuni tänase päevani, ta ei vali olla isa. Ta ei vali kuskilt otsast olla isa oma lapsele. Ta ei vali olla isa, ta ei vali olla inimene, kes võtab vastutuse oma lapse eest, oma elu eest, oma fucking sita eest, mis ta kokku keeranud on ja nii edasi. Sest ainus asi, mida ma olen kuulnud igal korral, kus ta süüdistab kedagi teist, miks need asjad on läinud niimoodi. Rääkimata sellest, kui vahvaid lugusid
ma olen teada saanud, mida kõike ta minu kohta on teistele rääkinud, kes ma kõik olen. Ja ta on valinud selle, ta on valinud süüdistada kõiki teisi. Et ta Jumala eest ei peaks võtma vastutust oma elu eest. Oma lapse ees. Kõige selle ees, mida ta oma elus teinud on ja mida ta valib. Et ta ei peaks vastutama seda, mida ta valib oma elus. Et ta ei peaks vastutama ja seda, et ta valib olla vana, mossis, kurb, kole vanamees üksinda. Ta valib olla see versioon endast. Ja täna ma saingi sellest aru. Lasku käia. Mina valin tänasel päeval. Ma olen eelnevalt valinud kogu aeg teda. Ma ei ole kordagi valinud iseennast temaga seotult. Okei, paar korda olen. Siis, kui ma julgesin sõnad võtta ja öelda talle otse välja, mida ma arvan. Aga täna ma valin päriselt iseenda ja ma valin päriselt aksepteerida seda, et ta ei vali olla isa. Ja ma valin olla see versioon iseendast, kes aksepteerib seda ja mõistab, et mina ei ole selles süüdi, et tema ei vali olla isa. Ja mina ei ole süüdi, et minu laps peab üles kasvama ilma selle isata. Mina lõpetan valimast olla see versioon iseendast, kes arvas, et ma vääringi sellist paska, sellist kohtlemist teise inimese poolt. Ma lõpetan olema see versioon, kes oli fucking alandlik ja arvas, et ma vääringi seda paska. Ma lõpetan olla see versioon iseendast, kes usub, arvab, kogeb, et just seda ma vääringi. Just selline ma olengi. Ma lõpetan olema see versioon. Need versioonid, kes uskusid, et ta valib olla isa. Ma lõpetan olema see versioon, kes elas fantaasia maailmas ja kes ei võtnud vastutust oma reaalse elu eest. Sest absoluutselt kõik on ju minu peegel. Kaasa arvatud kogu see situatsioon, kõik need olukorrad on minu peegel. Olen mina mingil tasandil. Ja ma olengi olnud see versioon, sellepärast et absoluutselt kõik see pask, mida minust on arvatud, sa võid selle miljoni kordistada ja siis saab näha seda, kuidas mina suhtun iseendasse või vähemalt suhtusin iseendasse. Sest ma arvasin miljon korda hullemini endast. Ma arvasin ma sittema. Ja mulle öeldi seda näkku ka, et ma olen sittema. Ma arvasin, et ma ei tee piisavalt ja mulle öeldi seda näkku. Ja absoluutselt kõik on minu enda peegeldus, kogu see situatsioon, kuidas olen see mina. Kuidas on see peegel mulle? Ongi see, et ma olen olnud see versioon endast, kes on uskunud kogu seda paska, et ma olengi see, et see ongi tõde. Et ma vääringi siuke sitta sõna otseses mõttes. Sest mina loon oma reaalsuse ja täna ma olen valmis võtma vastu siis uue reaalsuse, kus ma lõpetan valimast olla see versioon iseendast, kes kogu aeg piinleb, kes kogu aeg kannatab, kellel kogu aeg on valus, kes kogu aeg süüdistab teisi inimesi selles, et mul on valus.
ma võtan tagasi oma ohjad oma elu ees. Lõpetan olemast alandlik, üritades teha teistele head, lõpetades valimast teiste arvamusi, teiste emotsioone. That's not my business. It's not my problem. Nagu reaalselt, see ei ole minu asi. Ma lõpetan. Hea musi. Sa ka räägid, jah? Muidugi. Joo, sa ka nõustud, muidugi nõustud. Ma valin olla inimene, kes aksepteerib seda, mis on. Ma valin olla inimene, versioon iseendast, kus kõik on minu jaoks võimalik. Ma valin olla versioon iseendast, kes võtab täieliku vastutuse oma elu ees. Ma valin olla versioon, kes paneb ennast esikohale oma enda elus. Kes ei vali mitte kunagi kedagi teist enne mind. Ma valin olla versioon iseendast, kes on maailma parim ema oma lapsele. Ma valin olla superstaar oma lapse jaoks. Lapse jaoks, kes vaatab ja näeb, mida on võimalik kõike teha. Ma valin olla bosswoman, kes rajab omale võimsa karjääri ettevõtte, kes loob endale sissetuleku läbi maagia, kes näitab oma lapsele, et absoluutselt kõik on võimalik, kui sa seda vaid valid. Ma valin lasta lahti oma vanadest versioonidest, kes hoidsid nii kramplikult kinni sellest vanast, sellest valust, sellest kannatusest, sellest, et mul ei ole väge. Ma valin selle, et minul on vägi. Ma valin võtta vastu oma väe. Ma valin aksepteerida, et minul on kogu vägi seda maailma muuta, oma elu muuta, oma elus toimuvat muuta. Ma valin olla ema, kes paneb oma lapse naerma igal võimalikul hetkel. Ma valin kasvatada üles õnnelikku last. Ma valin olla olemas oma lapse jaoks. Ma valin olla olemas oma hingepere jaoks. Ma valin olla olemas kõigile neile, kes seda väärivad ja väärtustavad. Ma valin olla mina oma täissäras. Ma valin lõpetada oma sära kustutamise selleks, et mõned teised inimesed suudaksid ilma päikseprillideta vaadata. Ma valin olla nähtav ja särada nii eredalt, kui tahan. Ma valin lõpetada
enda kustutamise selleks, et mind aktsepteeritakse. Ma valin iseenda ja lõpetan valimast iseenda versiooni, kes valis alati kellegi teise. Mis sest seda teed? Ma valin olla mina. Ma valin olla õnnelik, rõõmus, väekas mina. Ja mitte homme, mitte aasta pärast, vaid ma valin olla see juba täna. Nüüd ja praegu. Ma valin võtta vastu, aktsepteerida oma väge nüüd ja praegu. Ma valin seda kasutada nüüd ja praegu. Ma valin lahustada selle versiooni iseendast, kes kartis oma väge. Kes on kartnud oma väge, kes pole tahtnud aktsepteerida oma enda sisemist väge. Ma lasen lahti nendest versioonidest iseendas, kes aktsepteeris miinimumi ja veel süüdistas iseennast, et ma peaks tegema rohkem selleks, et saada seda miinimumi. Ma näen neid osasid endas, kes seda kõik aktsepteeris, kõik, kes seda vastu võttis. Ma näen ja ma aktsepteerin, et ma olen valinud olla need versioonid iseendast. Et ma olen valinud kõike seda kogeda. Aga aitab. Täna ma valin teisiti. Täna ma valin olla versioon iseendast, kes alati näeb iseennast, kes alati aktsepteerib iseennast, kes alati aktsepteerib ja kasutab oma väge täielikult, ilma kõhkluseta. Ma valin olla multibiljonär. Ma valin see lihtsalt olla. Ma valin olla maagiline. Ma valin olla unustamatu. Ma valin olla särav. Ma valin olla ema kogus oma hiilguses. Ma valin olla maailma parim kaaslane iseendana. Ja kogu see lugu, kogu see asi, mis on toimunud, see on olnud täis crap sõna otseses mõttes. Kõik, kes on kogenud seda, kuulnud, näinud, kaasa elanud, teavad, et see on puhas crap. Aga teate mis? Ma olen loonud ja valinud ise endast need versioonid, kes seda koges, kes tahtis kogeda sellist versiooni oma elust. Ja ma näen neid, ma aktsepteerin neid ja ma armastan neid. Sest ilma nendeta, ilma nende versioonideta ma võib-olla ei oleks ealeski jõudnud tänase versioonini iseendast. Suure tõenäosusega ei olekski jõudnud. Aga nüüd, täna ja praegu on mul täielik võimalus jõuda selleni. Saavutada see, et ma
olen mina ise. Täielikus ilguses selles versioonis. Aitäh, et kuulasid. Aitäh, et jagad, mis iganes sul üles tuleb, mida sa näed, koged. Aitäh, et olid siin. Tšau!